konteiner on mõeldud siis suurõnnetuste likvideerimisel juhtimiskonteineriks, kus on siis erinevad seadmed sees, mis toetavad juhtimist. Tegemist on siis 3 konteineriga, mis siis tähendab seda, et konteiner kokku pakitud asendis on 1 multiliftkonteineri või merekonteineri suurune ja tööasendis on ta siis 3 sama suurt konteinerit korraga, et kokku kuskil 36 ruutmeetrit tekib tööpinda siia sisse. Mitu inimest sinna sisse mahub ja palju see kõik see maksma läheb? Töökohti on mõeldud siia 8 inimesele, aga mahutab tegelikult 16 inimest. Konteiner läks maksma üle 200 000 euro. Aga läheme siis sisse. Läheme sisse. Siin on siis tegemist nüüd konteineri peauksega. Vau, päris soe on siin. No, peabki soe olema. Kõigepealt, mis mul siin ruumis nagu silma torkab, et siin on 2 sellist uhket tooli, mis on mõeldud ülemustele, rohkem sellised ei ole, ülejäänud on rohkem sellised sööklatoolid, et kas siin ruumis ongi siis 2 kõrget ülemust ja ülejäänud on siis abielu? Toolide järgi me nüüd need ülemusi ei liigitaks, et just need ülemusel peab olema parem tool kui alluval, aga need lihtsalt on siia pandud jah, selles mõttes, et osad inimesed võib-olla on selles konteineris nagu pidevalt peavad olemas olema ja peavad rohkem istuma, teised võib-olla liiguvad vähe rohkem ringi, et see on nüüd juhus, et nad selle koha peal on. Aga vaatame, mis siin on, 2 uhket läpakat, lugesin neid kokku, siin on 8. Jah, et kui me räägime nüüd nendest laptopidest, siis tegelikult on jah, siin konteineris 8 arvutit, mis on siis statsionaarselt siin konteineris kogu aeg, kokku pakitud, on nad kogu aeg ühendatud voolu all võrgus, nii et on neid võimalik väga operatiivselt kohe kasutusele võtta, siis kui konteiner lahti tehtud. Ja kui me räägime nüüd, mis siin konteineris veel on, siis arvutid on ühendatud siis erinevate seadmetega. On olemas 2 viisorit, mis on siis puutetundlikud televiisorid, on olemas projektor, mis ripub laes ja on olemas erinevad seadmed veel, mis on siis ühendatud arvuti külgede printerite, ilmateadete ja muu ilma ennustusvahendite ja muude asjadega. See kaadris praegu on ilmselt on raadiosaatja midagi? Jah, nagu ma juba enne mainisin, et konteineril on peal raadiosaatjad, neid on kokku siin 5 tükki ja väljast oli enne näha, et meil on suur antenn ka peal, mast, kus otsas on antennid ja see on siis sellepärast, et kui me oleme maastikul rasketes tingimustes, kus levi on natuke kehva, oleks meil võimalik seda levi kõrgemalt kätte saada. Siis siin on üks väike aknake, akna mõte oli siis, on sellel konteineril see, et siia konteineris või sellesse juhtimiskeskkonda siis tegelikult igalühel asja ei ole. Siia saavad valitud inimesed, on siis kogu infovahetus käib sellest aknast ja samamoodi on väljas aknad võib-olla ka infotahvli koht, kus on võimalik infot hankida. See on puhtalt sellepärast mõeldud, et reeglina meie töökesk
töökeskkond ei ole väga puhas keskkond, me oleme kuskil tolmustes tingimustes, siis see varustus, mis siin kõik sees on, et see lihtsalt ei kannata seda välja. Ja muidugi töödistsipliini mõistes samamoodi. On olemas telefoniühendus konteineril ja siin on siis ka 2 telefoni dubleeritud ja täpselt nii, et üks on tavaline telefon, mobiiltelefon ja teine on ka mobiiltelefon, aga ta on ühendatud nagu lauatelefoni külge ja selle antenn on nüüd seal kõrgel masti otsas. Jälle, et alati saada ühendust. Siin on siis ka oma wifi ühenduse või? Jah, konteineri ümber on ka wifi ühendus, et on võimalik koostööpartneritel seda interneti meil kasutada. Kui me edasi tuleme siia poole, siis on siin suur printer, skänner, mis lihtsustab jälle meie tööd. See on värviline, siin on üks kaart ka joonistatud. Et on võimalik kohe sisse skaneerida erinevaid kaarte, skeeme, kui näiteks me oleme kuskil objektil on omad kaardid olemas, siis on meil võimalik need sisse skaneerida ja kohe hakata digitaalsetele neid töötlema, oma skeeme sinna peale joonistama. Siis on olemas konteineril diktofon, mis oluliselt jälle lihtsustab meie sündmuste analüüside tegemist. Kus kohas see diktofon on? See paikneb siin füüsiliselt, aga mikrofon on keset konteineri. Niimoodi, et selle saab käima panna ja kogu see jutt siin konteineris saab salvestada. Et päästetööjuhi otsused ja kõik korraldused saavad kõik siis salvestada. Et hiljem saaks analüüsida tegevust. Just. Siis on olemas siin ilmajaama võimekus, kus me saame vaadata temperatuure, tuulekiiruseid, õuniistuseid, tuule suunda ja nii edasi. See mikrofon on siis pärast kõnepidamiseks, kui on kõik hästi läinud, siis boss peab siis kõnet pidu kõne. Ja tegelikult teavitussüsteem siis välja ja siis erinevatel otsarvetel kas siis kutsuda baaslaagrisse inimesi kokku või siis edastada mingisugune häiresignalisatsioon, mis on enne kokku lepitud, et on vaja kuhugi koguneda või mis iganes, et on võimalik siit ümbruskonnale anda eelkõige just päästetööga seotud ressursile seda infot. Nagu ma enne õues juba rääkisin, konteineril kütteseadmed ja jahutusseadmed, samamoodi on ventilatsiooniseade, mis kogu aeg õhku värsket õhku sisse, on õhuniistuse eraldaja õhust. See on pigem siis ladustamiseks mõeldud, et kui see konteiner on kokku pakitud, siis oleks kogu aeg see temperatuur ja õhuniistus siin nõuetele vastav, et meie varustusi saaks kahjustada. Siis, mis on veel mainimata varustuses, on 4 käsi GPS-i, millega siis on võimalik maastikul luuret teha, see info tuua siis siia juhtimiskeskkonda, kus siis on olemas inimesed, kes siis hakkavad seda infot töötlema. Samamoodi on olemas fotoaparaat ja fotoaparaat on siis mitte tavaline fotoaparaat, aga see on ka GPS toega. Et seal, kus pilt tehakse, talle jäävad koordinaadid külge. Mis pult see siis siin on? See on siis, nagu väljas oli näha, on seal erinevad mastid ja see on siis meil IP-kaamera pult, juhtimispult, kus on võimalik siis õues olevat kaamerat juhtida, kus me näeme siis õues toimuvat. Nüüd on võimalik suumida seda erinevalt nii palju, kui me tahame. Ja suunata täpselt nagu tahame. Saab siis puldist juhtida, saab juhtida arvutist ja saab juhtida ka siit ekraanilt, nagu ma rääkisin, tegemist on puutetundliku ekraaniga, siis saab täpselt siit niimoodi juhtida, kui me ise tahame seda.
samamoodi on siis kaameral peal salvestussüsteem, kus ta nüüd hakkab siis kogu seda infot, seda pilti, mida ta näeb, ta salvestab meil kogu aeg ja on võimalik seda kaamerat panna siis veel salvestama, kontrollima erinevaid punkte, mis meid huvitab, et hiljem jälle samamoodi kui päästesündmusel see kaamera just ei filminud, meil on väga hea tagantjärgi vaadata seda sündmuse arengut ja analüüsida, kuidas me selle sündmuse siis lahendasime. Jälle ma rääkisin, see on tegemist interaktiivse tahvliga, et kui me võtame kuskilt kaardi alla, kui me võtame oma serveri pealt, oma arvutist või võtame internetist, siis on võimalik siia täitsa peale joonistada. Siin praegult Google näitab meie maja asukohta, mis on täitsa tühi. Aga selleks siis on jälle väga lihtne, siin saab valida erinevaid joonetüüpe saab valida ja nüüd lihtsalt, mida ma enne rääkisin, saab joonistada erinevaid asju peale. Ja kui see konteiner nüüd on kokku pandud, kui väikseks ta siis muutub? Jah, konteiner kokku pandult on näha siin maas ja üleval on triibud näha, need seinad lähevad kokku niimoodi ja kogu see varustus, mis siin sees nagu näha on nüüd, et see pakitakse siia keskele kokku ja konteiner on tegelikult valmis reageerima kuskil 10 minutiga komandost väljuma kohe. Nii et ta läheb 2/3 võrra väiksemaks? Jah. Sündmuskohal on siis selle konteineri ülespanemise kiirus kuskil tund aega, kui ta on töö valmis.